Nii, mina olen Kaare Silmer, liikumisõpetaja aastast 1964, kui ma läksin Tartu Ülikooli ja palju kokku puutunud liikumise, suusatamisega ja näinud väga erinevaid arenguid erinevates Eesti piirkondades ja hiljem, kui Eesti sai vabaks, ka muidugi välismaal. Ja Venemaal sai ka palju käidud, Venemaa asju ka nähtud. Aga võib öelda nii, et Pirita näide on huvitav näide ja üldse terviserada näide, et kuidas üks asi läheb käima, kui selle ees on head ja entusiastlikud mehed. Ma ei mäleta täpselt kuupäeva, kellaaega, aga kohta mäletan küll. Järvel Merko keskusesse kutsus Toomas Annus välja küsimusega, kuidas saaks Eestis kõik kunagi kasutatud ja rakendatud suusarajad ja liikumisrajad panna ühtsesse süsteemi ja need välja arendada. Me muidugi ei omanud, et on kõva idee. Ja minuga koos oli ka Jüri Voodla, kes me lugesime ikka, ta kutsus ühe proua sinna. See muudkui märkis üles koha järel. Me ütlesime, kui kuskil neeruti seal võib-olla võiks teha seal. Seal ei saa, seal on hirmus vastuseis. Ega Pirita suhtes ma ütlesin, see on võimatu, siin ei või isegi kullerkuppu murda. Ja nii edasi, aga kõik pandi kirja. Ja see kirjapanek oli selline, et muidugi läksid kõigepealt käiku need paigad, kus oli entusiastide grupp tugevam. Ja siis, nagu Eestis ikka on, ma nimetan seda Kase tänava sündroomiks, et kui värvitakse maja number 1 ära, siis ma küsin, mida räägitakse Kase tänav number 3 köögis õhtul. Vastus on lihtne. Me peaks ka vist oma maja ära värvima. Ja nii hakkasid, kui tekkisid esimesed Eesti terviseradade rajad, siis keegi käis mööda või käis salaja vaatas, mis siin tehtud on, või oli ka hiljem seminar, siis kanti see kogemus üle X kohta. Ja muidugi väga suured sellised vaidlused olid, kui 3 valda eriti pidid kokku leppima milleski. Ma ei hakka kohta nimetama, kus ühel koosolekul leppisime kokku vallavanematega juba. Ja kõik teeme ära ja olin sõitnud 5 minutit sellest koosoleku kohast, nii üks vallavanem juba helistas, et ma rääkisin ikka volikogu esimehega, me ei saa ikka teha. Nii et story on huvitav, aga praegu on ta täielik positiivne näide, kuidas üks asi on käima läinud ja me ei või häbeneda, me ei pea häbenema ei Skandinaavia ega muude piirkondade liikumisradade üle. Et see on supervärk, aga nagu ma ikka alati vaatan ka niisugust perspektiivi küsimust. Inimesed, leidke rajad, minge. Ja nüüd ei pea tulema alati koroona olukord. Koroona olukorrast leiti kõiksugused liikumisrajad üles ja terviserajad, RMK rajad, mingid metsarajad, kus kunagi võib-olla 10 aastat oli tagasi käidud. Ei pea koroona tulema, võib minna kõige tavalisemal ajal 24/7. No näis võib hommikul kell 4 ka minna, siin oleks väga huvitav hommikul kell 4 kõndida. Inimesed magavad liiga palju, meil on nii ilusaid kohti, kus minna ja nautida seda, mis on antud inimeste kasutusse. Kõige odavam, kõige praktilisem, jõukohasem, sotsiaalvõrgustikuna toimiv, rühmadega koos vesteldes, käies, liikudes, parim koht on terviserada. Lõpetuseks nendest tublidest meestest ja nende hulgas on ka naisi kindlasti, kes need radasid on kavandanud, mõelnud, korrastanud, hoiavad igapäevaselt käigus, kus on niidetud, kus on lumi aetud, kus on jäljed sees ja need on fantastilised inimesed. Ühel seminaril pooli ma tundsin või isegi võib-olla rohkem kui pooli ma tundsin. Pooli ma olin kuulnud, oli au mõningate meestega kohtuda ja näha. See entusiasm on fantastiline, mida need. Ja seal on selline kumulatiivsus on ja selline kogemuse ülekandmine, et seal aeta tühja juttu, vaid keegi räägib, kuidas sul asi õnnestus ja kas sul on see ja see ja see. Mõõdetakse mingisugust haakeriistu ja mida vaid, nii et see on super ja see viib nagu edasi. Annab meile uut kvaliteedi terviseradadel 24/7 4 aasta ajal.
Minu unistus on see, või õigemini see, kõige rohkem ma olen rõõmus, kui ma näen liikuvat inimest. Ja neid võiks olla tunduvalt rohkem. Ei pea tegema mingit suuri plaane. Liikumine, normaalne toitumine, need on 2 alust, mis on mis tahes olukorras vajalikud. Nii et rohkem radadele, võtke sõpru kaasa, planeerige oma nõupidamisi, kohtumisi terviseradadele. Seal tulevad parimad mõtted ja saad ise oma koormust reguleerida ja saada parima tulemuse. Paljudel juhtudel on väga hästi Argo Aadli on võtnud Lutsupreemia laureaat on võtnud asjad kokku, miks minna ei saa, et vale värvi tossud on ja nii edasi. Aga see on ikka nii, et lähen homme ja me võime kindlalt selle lause peale öelda, et homme ta ei lähe, sest ta oleks võinud juba täna minna. See laiskus, mugavus ja arvamine, et miski muu on tunduvalt parem, ei pea paika. Mine ja sa ei kahetse.